no terved hambad ja ilus naeratus on igaühe jaoks väga-väga olulisel kohal ja selleks tuleb loomulikult oma hammaste eest õigesti hoolt kanda. Kui aga ikkagi tuleb hammaste parandamine ette võtta, siis kindlasti me kõik tahame, et see protseduur oleks võimalikult mugav ja loomulikult tulemus vastupidav. Täna me räägime ja ka näitame ühte väga huvitavat ja kindlasti efektiivset kroonimise protseduuri. Jah, nii see on. Meie kliinikus küll mitte väga kaua aega on CAD/CAM tehnoloogia. Kui patsiendil on probleem, lagunenud hammas ja nad arstiga kahekesi leiavad ühise meele selles, et see hammas on vaja kroonida, siis algab protseduur tegelikult panoraamröntgeni tegemisega. Seejärel arutatakse läbi, milline see kroon võiks olla, mis materjalist see võiks olla. Meie praegusel juhul propageerime keraamilisi kroone, sest antud tehnoloogia võimaldab meil just valmistada keraamilisi kroone, keraamilisi täidiseid ehk onleisid ja inleisid ning keraamilisi laminaate. Protseduur näeb välja sellisena. Patsient istub lamab toolis, arst kõigepealt peab prepareerima selle vastava hamba just selliseks, et saaks võtta digitaalset jäljendit. Digitaalne jäljend, kui on võetud spetsiaalse kaameraga, siis hakkab toimuma tarkvara vahendusel selle krooni modelleerimine. Ja kui on see modelleerimisprotsess ära toimunud, annab tarkvara signaali freesimismasinale ja freesimismasinast juba tuleb välja seal kas 20 või 25 minuti pärast ilus keraamiline kroon. Ja seejärel juba toimub selle valmis krooni suhu tsementeerimine või liimimine. See protseduuri eelis ongi esmalt kiirus ja täpsus. Kui me räägime hambaravist, siis tegelikult inimestele seostub hambaravi ikkagi suure summa väljakäimisega ja selline uus peentehnoloogia, siin arvutid ja kõik võib jääda mulje, et äkki on tegemist mingi kalli meetodiga. Kuidas tegelikult on? Kindlasti ei ole see meetod kallim kui eelnevate meetoditega hambakrooni valmistamine. Kallim ta ei ole, vastupidi, me püüame isegi seda hinda võib-olla veidikene allapoole viia, et inimestel oleks see kättesaadavam.